Tere, mul on nagu mõtlesin, et mul on võimalus kõnesid pidada kahe nurga, kas usundilõpetaja või filosoofiaõpetajana. Ja kuna see kundade priimad on juba vaevenud filosoofia kirjutades, siis Heideggerist ja Wittgensteinist ja Nietzschest täna ei räägi. Kui siia tuli, siis ma mõtlesin, et täna saaks laulda jõululaulu läbi pori sahiseva veerev autoke ja täiesti teistsugune jõuluaeg, sest seda jõulutunnet, mida mis loodus meile annab, seda nagu loodus ei paku meile. Ja eile käisin oma klassiga jõuluõhtusöömaga söömas. Ja mõtlesin, et ma ei tea, millised on teie ettekujutusest heast jõuluõhtusöömajast. Tavaliselt seal on natukene siga ja natuke kapsast ja natuke verivorsti ja natuke kartut. Aga me käisime söömas sellises kohas, kus saab kõige ehedamat jõulutoitu kultuurilises mõttes, et jõulud ei sündinud kuskil Vana-Vigalas, Jeesus laps seal kunagi, vaid see oli ikkagi Lähis-Idas piirkonnas, mille üldine nimetus on Palestiina. Ja me käisime eile klassiga Süüria restoranis söömas seda toitu, hummust sõime ja väga hea jõulutoit oli. Ja seal jõulutoitu süües see pikk laud oli ja pika lauaga on see, et sa saad rääkida ainult nende inimestega, kes on sinu juures. Et üle laua hõikuma hakata saab ka, aga pole viisakas, siis ju kõik jäävad vait, omad klahvlid või see falafel pannakse käest ära, kõik kuulavad, mis sul öelda on, ja tegelikult tahad öelda näiteks Edvardile, et kuule, et ulata sool. Ja niimoodi mul oli vestlus seal mõne enda õpilasega ja me väga pikalt rääkisime Sebastianiga. Ja Sebastian, ma isegi ei tea, mis talle sisse läks. Nad hakkas rääkima ikkagi jälle, kui tore kool sütevad. Ja siis ta selle rääkimisega jõudis sellega, et millega seda võrreldes, et see on nagu kogudus. Ja ma mõtlesin tõesti, nii äge, et polegi keegi öelnud kooli kohta, et meil on need koguduslikud tunnused olemas see, et see on hoolivus, märkamine, turvalisus ja et sul on mingid ühised rituaalid, mida me teeme, meil on mingi ühised asjad, mingid ühised kokkusaamiskohad, kus me uuesti ja uuesti saame üksteisega kokku. Ja see on midagi erilist ja see on ka midagi sõnadesse andmatatud. Ja sealt edasi minnes ma mõtlesin, et vaadake, kogu see jõuluteema tegelikult avaneb meile läbi 4 erineva autori, mis on Piiblis, Uues Testamendis on 4 evangeeliumi. Ja 3 evangeeliumiga on hästi lihtne, seal räägitakse kõik see ära, Maarja, Joosep ja see Jeesus laps ja ninglid ja karjased ja kõik need toredad asjad, mille te vaatad, seal on isegi see stseen sinna tehtud, kus on hommikul targad tulnud juba ja aga see on üks evangeelium, Johannes evangeelium, mis seda jõululugu hakkab täiesti imelikust otsast pihta rääkima. Ja hakkab pihta niimoodi, kuna kõik on juba haritud inimesed, kes vähemalt sütevad, kas õpivad ja filosoofia usundile kursus käib, siis kui ma ütlen teile, te saate kohe aru, et see kõlab nii en arhe, en logos, ka en logos, en proston theon. Oli arusaadav kreeka keeles ilusti. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja see ütleb midagi see evangeeliumi või selle jõuluaja kohta, et tegelikult sõna on see, mis loob midagi. Ja humanitaarkoolis ongi hästi olulisel kohal tegelikult sõna. See, mida me ütleme, see, mida me jätame ka ütlemata ja väga olulisel kohal on ka pausid. Ja nüüd selle jutu kokkuvõtteks, mida ma tahangi öelda, et üks asi on tore need inimesed, kes kogu aeg oskavad hästi nagu rääkida, aga on väga erilised need inimesed, kelle kõrval sa võid olla ka vait ja sul ei ole piinlik ja sul on hästi. Ja ma arvan, et see jõuluaeg võiks ollagi ka see aeg, kus me oleme koos nende inimestega, kellele me ei pea kogu aeg seletama midagi või põhjendama või vabandama või tõestama, aga kelle kõrval me võime lihtsalt olla vait ja juba on ka väga hästi. Juba on väga tore süüa sisse seda jõulukraadi, mõelda, et see inimene on olemas. Nii et ma loodan, et see jõuluaeg,
aastavahetus, koolivaheaeg on selline tore rääkimise ja vaikimise aeg selle kogudusega, milleks on see Sütevaka kogudus, sinu kodu kui kogudus, perekond, sõbrad. Soovin teile ilusat jõuluaega.